Aga ma ei tulnud siia rääkima täna, ma tulin täna saadet juhtima täna, jah. Tead, ma olen nii kaua oodanud seda hetke, mille mina saan lõpuks küsida, mis täna? Mis tänak? Mis tänak? Mis tänak? Kohe saate teada. Ja Martti kortsutab hirmsasti kulmudes üldse see on see rollisõitja. See on see rallisõitja, jaa. Mis täna? Ja täna on selline põnev päev, et WRC klassis algab pihta taaskord järgmine maailmameistrivõistluste etapp, mis toimub Saksamaal. Ja kuna eelmise etapi Ott pani tuimalt kinni, poisid ja tüdrukud kinni, siis ma mõtlesin, et ma tutvustan natukene Martile ja ka teile, kes rallist väga palju ei tea, see on varsti jällegi taaskord tänu Otile Eesti rahvusspordiks saamas. Ralli natukene reegleid ja üldiselt seda seisu, mis värk sellega on. Kas sa tead, kes on see härrasmees pildil? Ma ei tea, kas see Ott Tänak on seal reklaamis suurelt väljas. Liina ütles, et see on see tüüp, aga see Ott Tänak see ei ole. Muidu ma oleks pakkunud muidu Ott Tänak. Aga kes see on? See on Ott Tänak. Tema on Ott Tänak. Aga tema on siis Martin Järveoja, kes on Ott Tänaku kaardilugeja. Tihtilugu rallis kogu tähes ära, nagu ka bändide puhul langeb siis frontmanile või siis piloodile. Aga ralli on meeskonnasport, seda üksinda Ott ei suudaks elu sees teha. Ta suudaks loomulikult sõita autoga väga kiiresti, aga mitte nii kiiresti. WRC ehk siis World Rally Championship on maailma tipptasemel autorallisari, mis toimub igal aastal ja iga aasta lõpus kroonitakse uus maailmameister. Autos on siis piloot ja kaardilugeja. Nagu nimigi ütleb, on tegemist siis ülemaailmse sarjaga ja võistlused toimuvad üle kogu maakera. 2018 aastal toimub siis 13 erinevat etappi erinemas maailma paikades, millest 8 on juba sõidetud. Viimane oli siis, nagu ma mainisin, Soome ralli, mille Ott võitis. Ralli hooaeg algab tavaliselt Monte Carlo ralliga. Tegemist on jäise, libeda ja asfaldi sõidetava ralliga ja seda peetakse ka üheks keerulisemaks etapiks kogu hooaja vältel. Ott see aasta oli seal poodiumil kusjuures. Hooaeg pannakse lukku siis Austraalias 15–18 november toimuval rallil, kus kroonitakse siis ka keegi maailmameistriks. Loodame väga, et see on Ott Tänak, tal kõik võimalused selleks on endiselt olemas. Kuigi ise sellest väga ei taha rääkida, aga ta ongi tagasihoidlik Saaremaa mees. Kuidas rallisüsteem käib? Reeglina on ralli kestvus 3 päeva. See toimub siis reede, laupäev ja pühapäev. Iga päev toimub teatud arv kiiruskatseid. Ühel rallil kokku on tavaliselt 15–25 kiiruskatseid. Ma soovisin auto juba. Rallide puhul on siis selline asi, et meeskonnad lähevad tavaliselt kusagil nädal aega varem kohale. Selleks, et tutvuda siis kohalike ilmastikuoludega, teekatteoludega, vaadata, kuidas, mis toimub, teha seal oma šamaani trikke. Selle nädala aja alguses siis kaardilugeja ja piloot sõidavad nii-öelda punnvõrriga ehk siis tavalise, meie poolt kasutatava tavalise autoga siis nimetatakse punnvõrriks ja see on nagu WRC auto kõrval on see punnvõrr. Sõidavad siis punnvõrriga need katsed läbi, tutvuda katsetel valitsevate oludega ja samal ajal kaardilugeja koostab ka legendi ehk siis selle, mille järgi pärast sõitma hakatakse. Rallil ei sõida mitte kunagi autod üksteise võidurajal. No loomulikult see on, nad ei mahu ära sinna rajal. Nii palju ma olen näinud. Ja rallil sõidetakse puhtalt aja peale. Võidab see, kes kiiruskatsete kokkuliidetud summana saab kõige väiksema aja. Näiteks mina saan 1 tund 12 minutit, sina saad 1 tund 16 minutit, siis mina võidan, ma olen kiirem kui sina, eks ole. Igal võistluspäeval on nii-öelda 3 osa. Esimene kiiruskatsete osa hommikul, siis on väike lõunapaus, hoolduspaus. Tüübid võivad auto kallal hoolduspargis teha muudatusi, panna endale mingi treffe alla, teha muud trikki. Ja siis õhtul tuleb teine kiiruskatsete osa, kus kihutatakse jälle võidu. Aga kui sa oled rajal ja näiteks sul läheb kumm katki, siis sa võid seda vahetada, aga sa võid kasutada ainult autos käepäraseid vahendeid, mis sul kaasas on. Ehk siis mida rohkem sa nänni kaasa vead, seda raskem on auto ja seda aeglasemalt ta liigub, eks ole. Kuidas jagatakse punkte? No sekundite põhjal ju. Ei ole päris sekundite põhjal. Ralli lõpus ikkagi, kuidas jagatakse punkte? Stiilipunkte on ka? Ei, punkte. Üldarvestuses, maailmameistrivõistluste üldarvestusse muidugi punkte selle, mis koha sa saad. Täpselt. Väga lihtne. Esimene saab 25 punkti, teine 18, kolmas 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 ja nii edasi. Ja siis iga ralli viimane kiiruskatse, seda nimetatakse power stage'iks. Ja selle võitja saab 5 punkti, teine koht 4 punkti ja nii edasi, kuni siis 5. koht saab 1 punkti. Viimane siis tihtipeale kõige keerulisem või? Ta ei ole kõige keerulisem, ta on võib-olla kõige atraktiivsem. Soome rallil olid seal lõpus ikka suured hüpped, kus mehed lendasid autoga. Tüübid tulid hüppesse 200 km/h, lendasid 70 meetrit autoga õhus.
see on this is crazy ja tänapäeva rallis mitte keegi ei vaata enam auto tippkiirust või seda, kui kiiresti sa rajal mingil hetkel suutsid sõita, vaid jälgitakse keskmist kiirust. No loomulikult, see on kui kiiresti sa selle läbi saad sõita, see on igati loogiline. Ja meie mees Ott Tänak püstitas siis sel aastal WRC-s uue rekordi ja temal oli ühel kiiruskatsel oli keskmine kiirus 130 kilomeetrit tunnis. Ehk siis kujutage nüüd ette, et te lähete kusagile Eesti külavaheteele, kus on kruusatee ja te kütate see 8 kilomeetrit läbi keskmiselt 130 kilomeetrit tunnis, siis te saate aimu enam vähem. Ärge seda palun tegema minge, sest et reaalselt tõesti meil on neid hulljulgeid inimesi küll. Kui te tahate selliseid asju harrastada, siis minge kusagile ralliparki või kusagile jah, sest ralli toimub ka kontrollitud ega suletud teedel. Aga kes on tegijad ja keda jälgida? Loomulikult Ott Tänak. Siin Ott Tänak. Ma mäletan ainult seda Up in the Dimos. Timo Säässool, see on Markus Grönman, tema enam ei sõida ja siis loomulikult tasub jälgida alati 5-kordset maailmameistrit Sébastien Ogieri. Lööb enam ei sõida. Ta sõidab see aasta mõned üksikud etapid kaasa. Aga jaa, Lööb praegu profikarjäärist on loobunud. Kuule, aga kelle järgi seda rallimängu tehti? Colin McRae. Tema ei sõida või? Colin McRae kahjuks on meie seast lahkunud, tal oli helikopteri õnnetus. Ja ta hukkus helikopteri õnnetus. Tema jah ei ole kahjuks enam meie hulgas, aga tasub kindlasti jälgida Terrine Villi, kes on Ott Tänaku kõige suurem konkurent ja täielik tuuspeag ja mina ei salli seda rallivenda üldse. Selline oli minu lühiülevaade rallist. Martti, palju sinul meelde jäi, mis sa aru said, kuidas ralli käib? Ma arvan, et siin võiks ilmselt teha palju meeme sellest, kus Martin mingi confused, vaatab tükk aega oma ette, nii et kellel on vahva mõtted teha Instagrami kontot, tahab teha meemilehti, palun tehke tule meemileht, kus te saate võtta minu pilke, panna sinna juurde vahvaid kirjutisi, mis mõtteid Marti võis mõelda sellel ajal, kui Lauri üksinda saadet tegi. Aga ei, tõesti, mul oli väga palju meelde, ma tuletasin midagi meelde, ma väiksena ikkagi vaatasin Marko Martini rallit, sest loomulikult me kõik ju tahtsime, et Eesti võidaks. Ja teie kõik koos võite panna nüüd subscribe'i nupule litaka ja like nupule ja loomulikult see on see kellanupp ka lülitada sisse, sest muidu sa ju ei tea, millal see notification tuleb. Loomulikult kell 7 hommikul oleme homme tagasi ja kommentaarides anna märku, kui kaua sa pead vaeva nägema, et saada sellest igatsusest üle, mis möödub selle 24 tunni jooksul, kui sa meid ei näe. Ja meil on homme külaline. Homses osas. Smells like Teen Spirit! Tubli!